Jah, nii et ma alustan rünnakute teemast. Vaata, Iisrael on öelnud, et ta ei algata ühtegi, tead küll, rünnakut väljaspool mõistlikkuse piire. Ja kui sul on pildid relvastatud kahtlusalustest, kes lähenevad lägedele ning sa jagad seda tõendusmaterjali rahvusvahelise kogukonnaga, mida Iisraeli kaitsevägi tegelikult väga tihti ei tee, aga tõenäoliselt peaks, nagu ta praegu teeb. See näitab, et Iisrael kasutab otsustusvõimet, vastupidiselt president Trumpi väitele, kes ütleb, et Iisrael ei näita mingit otsustusvõimet ja tulistab lihtsalt suvaliselt. Nii et ei, Iisrael ei tulista, ei kipu kergekäeliselt tulistama. Ta tõkestab ohtu oma vägedele ja esitab maailmale tõendeid, mida kõik saavad näha. See puudutab seda teemat. Mis puudutab läbirääkimisi ja läbirääkimisprotsessi Liibanoniga, siis vaata, Gidon Saar ise ütles, mitte selles lõigus, vaid mõned laused hiljem, et meil ei ole Liibanoniga tegelikult mingit tõelist vaidlust. Tegelikult on piiril vaid mõned küsimused, mida saab kiirete läbirääkimistega lihtsalt lahendada. See on oluline sõnum, millega Iisraeli valitsus peaks minu arvates rahvusvahelise üldsuse ees tõesti esile astuma. Ja selle eesmärk on näidata, et Iisrael ja Liibanon on kaasatud konstruktiivsesse diplomaatilisse protsessi. Samal ajal kui Iraan üritab seda saboteerida, kasutades ära Liibanoni ja Hezbollahi Ameerika Ühendriikidega peetavates kõnelustes. Ja mingil põhjusel mängivad Ameerika Ühendriigid sellega kaasa. Nii, kuuleme väga selget sõnumit nii Beirutist kui ka Jeruusalemmast. Laske meil oma probleemid ise lahendada. Ärge rikkuga neid kõnelusi, nagu Jehiel Leiter hoiatas. Kas need on usaldusväärsed kõnelused? Ma mõtlen, kas me peaksime ikka veel lootust hoidma või tundub, et tekib mingi vastastikune mõistmine? Ma mõtlen lisaks sellele, mida me teame teiste usulis-poliitiliste rühmituste kohta Liibanonis, nende valitsusametnike kohta, kuidas nemad kogu seda olukorda näevad? Nii et taaskord neid kõnelusi toetab Liibanoni valitsus. Ja Hezbollah on üks osa valitsusest, kuid neil ei ole enam vetoõigust selles uues Liibanoni valitsuses. Ja need kõnelused tõestavadki esiteks seda, et mõlemal poolel on tahe kokkuleppele jõuda, mis puudutab võimalikke piiratud Iisraeli vägede tagasitõmbamisi. Minu arusaamise järgi on Iisrael valmis andma Liibanoni relvajõududele alasid, kus nad saavad seal Hezbollah infrastruktuuri likvideerida. Ja kasutada seda pilootprojektina, katsetusena, et näha, kas Liibanoni relvajõududel on tahe ja võimekus seda teha. Vaidlus minu arusaamise järgi seisneb taas selles, kas need on piirkonnad, kus Iisraeli väed praegu asuvad. Nad on juba Hezbollah infrastruktuuri likvideerinud ja kavatsevad taanduda ning siis võtab Liibanoni armee need alad lihtsalt enda kontrolli alla. Või räägime me uutest piirkondadest või muudest aladest, mida Iisrael ei kontrolli. Kas Iisraeli väed ei likvideerinud Hezbollaha infrastruktuuri, et anda see Liibanoni relvajõududele üle? Ja siis vaadata, kas nad mitte ainult ei suuda seda piirkonda hoida, vaid kas nad suudavad ka Hezbollahad selles geograafilises piirkonnas relvituks teha. Iisraeli jaoks, kui Liibanoni relvajõud suudavad viimasega hakkama saada ja tegelikult võtta uus piirkond ning tõestada, et nad suudavad Hezbollah infrastruktuuri selles piirkonnas likvideerida, siis on see väga oluline usalduse suurendamise meede. Ja just nendest asjadest räägitaksegi. Iisrael on avatud järk-järguliseks tavanemiseks. Iisrael ei taha Liibanonisse jääda. Olgem ausad. Ma mõtlen, me oleme varem ebaõnnestunud selles, et näha, kas Liibanoni relvajõud suudavad seda teha. Ma saan aru, et sa ütled, et ollakse avatud võimalusele, et uus mehhanism võiks selle saavutada. Teine teema, mille kohta ma tahaksin sinu arvamust kuulda, põhineb mõningatel Iraani meedias ilmunud teadetel. Iraani välisminister Rouhani väidab, et Gaza sõda tõstatatakse nüüd USA-ga käimasolevatel läbirääkimistel ning see kinnitab taas Teherani toetust Hamasile. Need on nüüd Iraani riigimeedia väited. Ariel, kas see on järgmine valdkond, kus Teheran üritab Trumpi mõjutada ja Iisraeli sealt välja saada? Mida me näeme? Jah, David, see on üks neist lugudest, kus pealkiri varjutab selle, mida tegelikult öeldi. Iraani riigimeedia andmetel pidas Iraani välisminister Abbas Araghchi telefonikõne Hamasi kõrge ametniku Bassem Naimiga. Selles kõnes ütles ta, et Iraan tõstatab Gaza küsimust jätkuvalt oma kõnelustes Ameerika Ühendriikidega.
mitte, et nad alles hakkaksid seda tegema, vaid nad jätkavad seda ja me näeme, kui palju see tegelikult mõjutab. Aga ma arvan, et see toob esile huvitavama küsimuse selle kohta, kuidas Iraan püüab leida ühtset sõnumit oma asendusprogrammide päästmise osas. Sest viimaste nädalate jooksul oleme näinud, kuidas Iraan kõigepealt ütles, et Iisrael ei tohi rünnata Liibanonis, siis, et Iisrael ei tohi rünnata ka Beirutis ja lõunas. Ja siis ütlesid nad ka, kuna nad nõuavad sõja lõpetamist kõigil rinnetel, et nad hõlmavad sellesse ka Gaza, öeldes, et iga Iisraeli rünnak Gazas toob kaasa Iraani vastuse. Ja siis nad eemaldasid Gaza ning nüüd ütlevad nad seda. See näitab, et Iraan üritab ühelt poolt päästa oma käsilasi, vaadata, millise käsilase eest tasub võidelda. Ma arvan, et nad peavad arvestama tõsiasjaga, et nad on kaotanud Hamasi kui käsilase. Aga nad üritavad mitte ainult näha, mida saab päästa, vaid ka sõnumi mõttes tahavad nad oma moodi projekti, mida nad nimetavad areenide ühendamiseks, et näidata, et neil on rohkem kaarte varuks, kui tegelikult paistab. Aga ma arvan, et tegelikkus tõestab vastupidist. Hamas ei ole enam Iraani kaardipakis. Nad üritavad seda näidata. Ma ei ole nii kindel, et Hezbollah on nii tugev kaart, nagu nad sooviksid. Praegu kasutatakse Hezbollahi lihtsalt ära. Nad ei tee seda selleks, et päästa Hezbollahi. Nad teevad seda selleks, et kasutada Hezbollahi ära, et mõjutada seda, mida nad tahavad Ameerika Ühendriikidega peetavatest läbirääkimistest välja tuua. Kui nad saavad selle käigus aidata vähendada Iisraeli rünnakuid oma viimase alles jäänud tugeva käsilasjõu vastu, tugev suhtelises mõttes, kuid mitte võrreldav sellega, mis Hezbollah oli mõned aastad tagasi, siis nad teevad seda. Aga nende ainus eesmärk on kasutada seda Liibanoni küsimust hoovana läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega ning tekitada lõhe Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. Täpselt nii.